alustame siis tööriidedega. Täna vahetame kõrgusanduri, parem vasak ja muidugi parem esimene ja siis näitan kompressori komplekti, rimkomplekti. Mõlemad asjad olid tellitud Hiinast, kõige odavamad, mis on olemas, aga tundub, et see tuli suht kvaliteetne. Seega hakkame pihta ja vaatame, mis meil kaob veakood või ei kao. Sellega sai tõstatud teda põhimõtteliselt otsast ära. Huvitav, et see päris kivine, aga ma panin see tungrao režiimi. Vabastame ära ja nüüd võtame ratta maha. Kõik siin nii ripub. Johaidi. Väga huvitav ja kus juures ta väga suure jõuga kukub ära. See tungraut ei suuda teda natukene alla tõsta. Paneme siia midagi kaitsmes. See punase vardaga. See on vist juba lammarist. Seda peame kuidagi lahti saama, vahetama. Pistik ka. Okei, loodame, et hakkab tööle. Ainukesed mõtted praegu, et see paneks mulle näkku selle õhkvedrustuse padjaga. Kord muidu ei saa lahti teha. Ühesõnaga nii on. Saame ala. Ja see on meil siis uus Novi. Tundub, et ta on piisavalt adekvaatne. Tal isegi mingi kvoot on peal. Äkki see ongi see. Tundub, et nagu üks ühele. Ai, sellel see kinnitas natukene. Ma ei tea. Ei saagi varem teada enne, kui paned paika. Tundub nagu suht kvaliteedne. Õnneks tundub sama mõõtu. Aga okei, paneme kindlalt tagasi. Vahetame see kandur ka ära. Newtoni võtting, alati kaasas muidugi. Iga päev seda kasutan. Näiteks akuklemmid kindlasti. No, suurematest akudest räägime. Siis äkki selle panen. Okei, see nii-öelda kuidagi nii peab olema. Ja siis
hetkel on tunne, et midagi läks valesti. Sest eelmine kord ma ei ole näinud tolle Bolti. Tere! Mingi peab vaatama sealt teisel poolt, kuhu ta vaatab, ettepoole või tagapoole. Mul on tunne, et ta peab tagapoole vaatama. Kurat! Ma juba unustasin, kuidas ma lahti läksin. Tagapoole ikka. Siin on näha. No, väga hästi, et ma seda nägin ennem kui peale keerasin ta. See küll ei tundu nagu mugav positsioon talle. Las ta olla. Niisugune võtmega üle. Alati tehke nii. Ja veel ka.
tuleb pauguga alla. Okei, lähme proovime. Äkki ta hakkab kohe levelit vaatama, aga vaevalt. Ma ei usu seda, ma arvan, ta kindlasti peab maha võtta seda, et siin on praegu manuaalrežiim. Ma ei tea. Pepu vist tõuseb. Ma ei tea, kas ta hakkab esiotsa tõsta või ei hakka. Ma arvan, ta tahab veakoodide maha saamist ja pärast kalibreerimist positsiooni. Eks lühidalt siis ei tõuse. Ma ei tea. Mingi hetk ta teeb seda sõidu ajal. Et ise ennast püsti paika paneb. Võib-olla ta tahab midagi rohkem saada, sest praegu meil tulekesed ei põle ja ta üritab esimesest astmes midagi saada. Okei, teeme pärast motoriidedega vigade puhastamine. Pingutame muidugi rattad ka üle, selleks, et fiasko ei juhtunud. Aga okei, filmime siis, kui ma vahetan riided, pesus käin ja söön ära ja ütleme, kunagi teeme seda ära. Ilmselt täna. Kui pimedas teen, siis vaadata natukene pimedat filmi.